Oktoobrikuu lõpus Tartus toimunud vahejuhtum liikluses, mis lõppes 2 inimese surmaga ja vahetult ennem seda pussitas hukkunud Tarmo väga raskelt endist elukaaslast, on pannud väga paljud ametkonnad ja politsei tõdemuse ette, et seoses lähisuhtevägivalla juhtumitega tuleb taktikat muuta. Õhku jäi sellest sündmusest küsimus, kas oleks saanud seda ära hoida. Nüüd on ees pikad pühad, see aga tõstab oluliselt selliste väljakutsete arvu. See vastab tõele, et pühade perioodide ajal lähisuhtevägivalla juhtumite arv võin öelda, et isegi 2-kordistub. Et kui tavapäraselt on ööpäeva jooksul 30 ringi neid teateid, siis pühade perioodil kahjuks see number küündib isegi 50-ni või isegi üle. Nii et tõesti sellel aastal me koostöös ohvriabiga siis läheneme mõnevõrra teisiti. Tõepoolest eelolevate pühade perioodil käivitub pilootprojekt, kus siis jõululaupäeval 24. detsembril ja 26. kuupäeval liiguvad lähisuhtevägivalla väljakutsele koos politseinikega ka ohvriabitöötajad. Meie eesmärk on tegelikult sellise esmase emotsionaalse toe pakkumine sündmuskohal. Me teisalt ka tegelikult näeme võib-olla vaataja rollis olles, kui keeruline võib-olla politseil selle nõusoleku saamine ja selle edasise ohvriabi nõusoleku edastamine Sotsiaalkindlustusametile ja sel põhjusel, et nendes olukordades inimesed on hästi sellised kriitilises olekus, nad on ärevad ja võimalus siis seda ärevust esmalt seal maandada on just sellel ohvriabitöötajal seal sündmuskohal. Ohvriabitöötajad, kes seni siis olnud rohkem tegevuses kontori poole peal, liiguvad töövarjuna politseiga kaasas väljakutsele. Kas see keeruliseks ohvriabi inimestel ei muutu, sest sellised väljakutsed on reeglina väga emotsionaalsed? Politsei me oma tavapärast praktikat lähisuhtevägivalla juhtumitele reageerimisel kuidagi ei muuda. Ehk siis, kui me räägime seal, et kuritegu on toime pandud, siis meie protseduurid on täpselt samad, nii nagu nad on tegelikult igapäevaselt. Ehk siis võimalik kuriteo toime pannud isik tuleb kinni pidada, aga juba siis ka nendel juhtumitel täna tegelikult patrullpolitseinikud pakuvad inimesele seda abi, et ta saab ka kohe võtta ohvriabiga ühendust või siis annab nõusoleku andmete edastamiseks ja ohvriabitöötaja võtab temaga ise ühendust. Et siin ongi nüüd hästi oluline ka meie politseiametniku oskus ära tunnetada, millised on need juhtumid, mis vajavad kiiret abi, kiiret sekkumist ja millised on need, mis võib-olla natukene annavad aega, et ohvriabitöötaja saab ise ühendust võtta. Me usaldame politseid siin esmajoones ja tunneme, et oleme siis ikkagi nii-öelda lisajõud politseile kaasas. Kindlasti politsei lahendab sellist sündmust igapäevaselt ja neil on teadmised selles osas palju nii-öelda kõrgemal tasemel võib-olla kui ohvriabitöötajal. Aga kaasume me siis, kui politsei on nii-öelda selleks ka meile nagu stiilis loa andnud ja annab nagu nõusoleku, et me saame nüüd kaasuda sinna kas siis korterisse minemaks ja siis seda sündmust omalt poolt ohvriabi poole pealt vaadatuna toetamaks. Selle sündmuse teine pool on kiire leppimine. Olukord laheneb politsei tulekuga ja tundub, et kõik oleks nagu korras ja kannataja soovib koos ründaga jätkata koos olemist. Kas ohvriabitöötajal on õigus ka otsustada, mida edasi teha? See esmane selline kriisisituatsioonis olev ohver ei pruugi saada aru või soovida seda abi vastu ka võtta. See ongi võib-olla eesmärk ka võib-olla vaadelda, kui keeruline on politseil seda sellises kriisiolukorras ise pakkuda. Me saame olla seal vaataja rollis ja me saame selle pinnalt teha sellised edasised koostöövormid, lahendused nende olukordade lahendamiseks tulevikus. See võiks mõnevõrra siis tõhustada seda abi andmist ohvrile ja kiirendada võib-olla seda protsessi, et eriti pühade ajal, et meil see viibimiskeelu eelnõu ei ole veel parlamendist ka läbi läinud, et seal ei saa seda pika viibimiskeeldu veel kehtestada, aga et lisaks patrullile, kes tuleb lihtsalt sellist akuutset olukorda lahendama, peatama võib-olla mingit vägivallaakti, on ka keegi teine olemas kõrval, kes suudab seda kannatanud siis ka edasi aidata. Tegemist on nüüd vaid Ida-Harju politseijaoskonda hõlmava projektiga. Selle edasine saatus jääb juba tulevikku otsustada. Kas ja kui palju sellega jätkatakse, on juba hilisema analüüsi selgitada.